Joo rahvas, siin Ralf. Kena hommikut teile. Kell on nüüd tiksunud juba 9:30 õhtul ja lõpuks freaking päev hiljem on mul võimalus kuulda YouTube'i räpi jumala uut albumit ehk siis KSI uut albumit Dissimulation. Yeah, I'm on the host, motherfucker, take a look at me! 12 lugu, 33 minutit ja 4 lugu ma olen juba kuulnud. Miks nii palju haipi minu jaoks selle taga on sellepärast, et kui me hakkaksime tier listi tegema, siis ma ütlen ausalt, kõige tipus oleks minu jaoks Quadeca. Te kõik teate juba Quadecat, kui te olete mu videoid vaadanud, eks ole? Man, I just went and talked to Genius, dropped the billboard shot of it and hit the charts, so you could say it's been a busy weekend. Aga KSI, kes on obviously freaking haigeid feature'id saanud juba Rick Ross, Lil Baby, SX, Trippie Redd, Lil Pump, Smokepurp ja Offset, freaking Offset, siis arvestades seda, ma saan aru, kus ta ego tuleb. KSI on oma teisel kanalil KSI Olajidi Whatever the Fuck kanalil öelnud, et see album on YouTube'i räpi maastikul kõige tipus. Et kui Quadeca Voice Memos, mis oli, on siin kohas, siis Dissimulation on siin kohas. Alustame kuulamist. Esimene lugu. What you been on? Yeah! Ma unustasin. Ma tahan lüürika lahti võtta. Okay. I've been a long driver since she was high, so she touching my genitals. Okay. I'm in that V12 to a new city. New chain called 250. New brain look too pretty. New chain called 2 million. Okay. KSI. Okay. Intro. What you been on? 1 minut 59 sekundit. Nagu, pärast esimest kuulamist see ei tõmmanud mind nii väga. Ma sain aru ta temaatikast, aga ma ei tea, kas ma just uuesti kuulaks seda, aga see on intro ka, nii et vahetele. Järgmine. Cap, Feet, Offset. Okay. See on nüüd, sellel tuli muusikavideo ka, ma pole seda veel näinud. See on täiesti haige, ma olen tahtnud seda albumit juba nii ammu kuulata. Igatahes Cap, Feet, Offset, let's go. I cannot pretend if I don't. Aga seda ma olen kuulnud, seda kohta ma olen kuulnud. Okay, see lugu meeldib mulle. Okay, arvestades ju Offseti esimest salmi, mulle meeldis väga the flow. Capi hook on väga hea. Selles mõttes, et nagu see, kuidas KSI selle tegi, see meeldib mulle väga. Jep. Nagu see ongi täpselt lihtsalt nagu turn up see, see nagu teeb sind energiliseks. Yeah. Okay, see mulle meeldib. KSI puhul ongi nagu see, et miks mulle Quadeca muusika nii väga meeldib, on see, et ta on noor, esiteks, ja teiseks ta teeb nagu siukest, tal on seda hype muusikat, aga tal on ka väga palju nagu deepi stuffi ja nii. Ja siis sa nagu relate'id, sa nagu tunnetad seda teemat, sa tunnetad seda emotsiooni, siis sa nagu ühildud täielikult. KSI-ga on jälle see, et nagu mulle meeldib KSI muusikat panna just siis, kui ma näiteks trenni teen, sest et siis on nagu, ma ei tea, tal on lihtsalt see nagu see egoistlik nagu hoiak ja nagu see, kuidas ta ütleb neid asja ja värki-särki, et see on nagu, see annab lihtsalt energiat, see on nagu, siin ei pruugi midagi deepi olla, aga see ongi täpselt nagu see on nagu see vibe. Ja see, mida ta rääkis, nagu laid back ütleb tihti, he's talking his shit nagu, selles mõttes. Tuimad räägibki siin 200 tonni riimide eest, 200 tonni vaatamiste eest, 500 tonni, Cat on mõttes seda piirast, mis Kaela Keedal on. Kelin natuke tagasi ja lähme edasi. Beat sobis väga hästi ja minu arust see on nagu hea lugu praegu. KSI muusikaga on tihti see ka minu arust, et esimese korraga sa ei pruugi leida seda, mis sulle reaalselt meeldib. Igatahes Capiga ma leidsin seda, et ta on nagu hakanud väga palju rohkem nagu seda riimiskeemi ehitama üles, et kasutama siukest sõnamängu, et seda on väga cool kuulda. Aga üks asi, mis mind häiris, on see, et nagu tal ei ole nii palju seda autotune'i vaja, et nagu autotune on lahe nii, aga tal ei ole seda vaja kogu aeg. Järgmine on
Poppin featuring Lil Pump ja Smoke Purp. Seda me obviously oleme juba kuulnud, mida ma arvan Poppinist. Poppin on lahe lugu, mulle nagu isiklikult väga meeldib see. Mulle meeldibki just see, et nagu, see on nagu lihtsalt jälle see KSI energia nagu. Aga üks asi, mis ma ütlen, Lil Pump lihtsalt, nagu kui Lil Pumpi salv tuleb, siis ma lihtsalt skipin selle, sest et nagu see teema, mis KSI ja Smoke Purpi vahel oli, see oli nii nice, et nagu see on nagu, nende hääled sobisid kuidagi ja nagu nende üleminekud olid head ja nii ja siis järsku tuleb see Lil Pump sisse mingi maneka, abola, mingi mulle ei meeldi see. Nagu see on nice lugu, see on nice lugu. Okei, Poppin, väga lahe lugu. Järgmine Houdini. Houdini on ka nii nice lugu. Ja nagu nad kogu aeg ütlevad, see on UK banger, täiesti aru saada ka. KSI lihtsalt tõmmas Babatunde välja ja oli lihtsalt see on nice. See on nice, see on nice. Oleme ausad. Then I pump it with the bay, squeeze it, blow them away. Ei, see sobib nii hästi sinna minu arvast. See on nii cool minu arvast. See on väga lahe lugu. Okei, järgmine. Bad Lil Vibe, Feet, Jeremy, ma ei tea, ma isegi tea teda tüüpi. Wow! No way! Okay. Oh shit! Me paneme selle pausi peale ja ma annan KSI-le aeglased plaksutused. See oli freaking hea. Nagu Bad Lil Vibe, see on siiamaani mu lemmiklugu, nagu ma olen kuulanud, me oleme 5. loo juures ja ma olen kuulanud veel Wake Up Calli ja Down Like That'i. Bruh, Bad Lil Vibe, mida hellina, ma panen selle kohe südamega. Oh shit, no KSI laulis, no normaalne. Seda ta arvatavasti mõtleski, et arvatavasti siin tuleb veel lugusid, kus ta siis nagu näitab rohkem emotsiooni ja katsetab rohkem oma häälega. Et nagu seda ta tõenäoliselt mõtleski selle all, et ta on nagu arenenud ja nii. Ja siin oli natuke aru saada ka seda, et see on nagu isiklikum või nii. Ta ütles ka, et see album on nagu isiklikum või nii. See oli praeguseni mu lemmik koos Down Like That'iga, kui te olete Down Like That'i kuulnud. No jah, igatahes me jõuame sinna. Igatahes, järgmine lugu. How It Feel. Oh shit, Bad Lil Vibe oli nii nice. See oli nice. Väga nice. How it feels. How you woke up looking like you got a whole ain't popping What's up? Mida helli, okei. Esimese salmi flow. Cool! Nagu, mulle meeldib, kui katsetatakse ringi nii. Väga cool oli. Intros, kui ta ütles see You're the best, how it feel. Ma ei taha üldse seda võrdlust teha, aga natukene tuli Travis Scotti vibe nagu. Mitte midagi halba ei ole, nagu obviously. Ei sega nagu eriti. Aga lihtsalt ma märkan, et nagu KSI muusikal üldiselt ei ole nagu autotune'i minu arust väga olnud. Aga? Ei no tegelikult, kui mõelda, Uncontrollable oli täiega autotune'i, nii et okei, lähme edasi. Okei. Mida mul on How It Feel'i kohta öelda? Ei kerinud nii väga, aga props KSI-le, ma tõsiselt naudin seda, et ta kasutas nii palju rohkem oma häält. Ma ei oleks elu sees arvanud, nagu kui sa kuulad mingi eelmise albumi New Age. Kas ongi New Age esimene lugu veel? Ma ei ole kindel. Seal, kus ta saab sisse Fuck you, big boy with that big boo. See on nii muutunud, ja see on väga cool, reaalselt. Järgmine lugu, Wake Up Call, featuring Trippie Red.
Ei, for real though, Wake Up Call, ma unustasin ära Wake Up Call ka. Wake Up Call ja Down Like That. Wake Up Call on haige, mulle nii meeldib, et Trippie Redd laulab seal. See on mega nice. Järgmine lugu, Killa Killa feat Ayana Lee. Ayana Lee, ma ka ei tea. Oh shit! See on mega nice, see on mega nice. Me peame seda teise sain uuesti kuulama, see... Ma ei mõelnud üldse kaasa, aga god damn, näe! See kõlab nii hästi, see kõlab reaalselt hästi. Mida ma ära? Now she sounded like Chewbacca when she back it up. Oh shit. Ma tahan kohe kuulda. Kuulake nüüd Chewbaccat. She sounded like Chewbacca when she back it up. See on mega nice. See on mega nice. Okei, siiamaani, lemmikud. Bad Little Vibe, Wake Up Call, Killa ja Down Like That. Killa oli nii nice, reaalselt. Oh shit. Okei, järgmisena on Domain. Selle mingi snippeteid ma olen kuulnud. Ta on nii palju seda lugu kasutanud just nagu promomiseks. This is the Domain. Got so like road from the world wide web. How I'm catching all these fucking verses. Still I'm curving, I'm just confirming all of the shit I'm learning. Yeah. And I switch it up like I'm Shyamalan. Splitting up how I'm making money and I stay the villain like a Shadow Khan. Nigga had to switch it up another level with the transformation Megatron. Hungry girl wanna come along. Come fast like Ramadan. Oh shit now, I'm on my baseline power. Fade all like I'm good now. I'm killing it while the gunning is spinning it, bringing in wishes. 10 days, excellent day, they don't wanna hear that. True pain. Excellent day. Bringing a lot of fucking social feeling. I don't give a fuck about the social figure, nigga. Keep on playing though. I'm the winner and I keep on saying so. Critical, I fight it like I'm a dog. Refusing to let it go. Critical. Domain. Got confirming all of the shit I'm learning. Okay. Domain. Decent track. Mulle nagu eriti ei meeldinud see. See kõlas rohkem nagu minu arust nagu vana KSI. Flow oli küll vahepeal haige, selles mõttes ta näitas, et ta nagu suudab kiiremini räppida nii. Mulle nagu meeldis see koht, kus ta ütleb seal I'm from the world wide web, how I'm catching all this. Ja siis tuleb nagu täiesti teist moodi fucking vermin. Nagu see kõlas lahedalt. Nüüd järgmisena tuleb see legendaarne track, millega Logan Paul sai clapped. Kas see pidi olema riim? Võib olla, lähme edasi. Down Like That on haige, oleme ausalt, Down Like That on haige, see on haige lugu. Kutid saate aru, see lugu tuli välja, pani nagu okei, normaalne. Ja siis ma ärkisin mingi 7 hommikul üles, et vaadata KSI versus Logan Paul 2. Ja see hetk, kui Logan lihtsalt kukkus maa, ma olin nagu Down Like That, oh why? Okay. Ja siis, kui 4. raundis see KSI sai uppercutiga ja oli seal lihtsalt mingi puterdas ringi, see oli haige, aga jah, see on Down Like That. See ei ole nagu obviously nagu KSI on kõige väiksem osa seal, oleme ausad. SX, Lala Puki, Lil Baby ja Rick Ross said nagu täiesti normaalse pikkusega salmid. Ma ei tea, KSI oma tundub nii lühike, aga lihtsalt see energia, see sobib täpselt sinna. Arvestades seda ka, et ta võitis, see nagu teeb nii palju võimsamaks seal minu arust.
Yeah, I want that knockdown. Fuck up the system, make it shut down. See on nii nice, see on nii nice. See tuleb nii enesekindlalt, siis ta ei ongi yeah, I want that knockdown nagu. See sobib nii hästi temaga kokku arvestades seda, et ta boksib ka nii vaata. Ma kujutan ette nagu, ma olen neid videoid näinud, see läheb laivis haigelt lihtsalt. See, miks artistid teevad sellised lugusid, kus ei ole nagu high flow, see on see energia, see on nagu, kui need esinevad, siis nagu see on haige, kuidas karjutakse vastu. Nagu ma panen mingi klipi võibolla siia, see, kuidas lihtsalt karjutakse vastu, see on ebanormaalne. Järgmine lugu, Undefeated. Nagu, kui sa vaatad KSI videoid ja sa toetad reaalselt teda, siis ongi täpselt see, et sa nagu feelid seda täiega. Jah, tihti peale ta nagu lihtsalt egotseb sellega, et ma olen võitmatu ja värki-särki, aga samas nagu on see, et kui sa reaalselt toetad teda ja sa saad aru, et ta on nagu, ta tegelikult ka nagu hoolib sellest kõigest ja annab endast kõik, on ju, siis sa hakkad nagu seda ise ka tundma ja sa nagu toetad nii hullu, kui ta ütlebki sükest asja, siis sa oledki nagu, nagu, et see ongi tõsi, vaata. He's talking his shit, nagu ta ütlebki välja faktid, no need on faktid. I'm a different breed, bitch, I'm really chilling on the sleeve. Pussy sticking Vicky from Benidorm. Bitch, I'm really doing this shit, yeah. Rocky Marciano, I'm Billable 06, Adriana. Win, that's what my people say. See oli nice. Ja üleüldiselt rääkides, mulle meeldis väga see lugu just sellepärast ka, et tore on kuulda tema artisti poolt just nagu soolotrackidel. Tihti peale, tal on nii palju feature'id, mis nagu, obviously nagu, ma saan aru, miks ta võtab neid. Kuulsus, võimalus nagu, come on, mida helli. Ja teiseks ongi täpselt see, et ta saab need kuulamised nii püsti endal, sest et lihtsalt nii kuulsad nimed, nii tuntud nimed on trackidel. Aga mulle meeldib, kui ta soololugudel räägibki nagu oma teemast, ta räägibki oma teemast ja sa saad aru, et ta räägib oma teemast ja ta ongi nagu, ta räägib seda, kuidas ta on väärt kõike seda, mis ta on teeninud ja see on tõsi, sest et kui sa investeerid oma aega ja teed tööd millegi nimel ja sa saad tulemuse kätte, siis sa oled seda väärt, saad aru, see ongi nagu, sa oled selle välja teeninud, ehk siis ma ei näe põhjust, miks mitte nagu toetada seda, mida ta splitib praegu. Igatahes järgmine lugu, Millions, ja nii palju, kui ma aru olen saanud, siis see Millions on see isiklik track. Ma ei ole mitte nagu sekunditki kuulnud siit. Ma ei kujuta ette ka, kas tuleb mingi trap beat ja lihtsalt deep lüürika või see ongi rahulikum. Igatahes seal on mingi 93 streak siin Geniusi lehel või mis iganes. Nii et hakkame kuulama. Järgmine lugu, Millions. I got millions on my mind. So I got some ashes, and I can't help me. Got my millions on the line, and I got no answers. Something wrong with me, cause I'm not on that now. So I got some ashes. Me paneme kohe pausile. See hook oli freaking hea. See oli hea. Ja see on nagu väga nice temaatika juba, millest ta räägib ja sa saad juba aru sellest, et see on deep shit nagu. Ja see on tõsi, mitu mõtet. Kui ta ütleb, et tal on miljonid mõtetel, siis see võib tähendada seda, et tal ongi kõik see raha mõtetel, kõik need stackid lihtsalt, mis ta on teeninud, aga samas ka see, et nagu nii palju asju on. Kõik need asjad, millel reaalselt elus tähtsust on, need on kõik mõtetes, mida hoida, mille nimel võidelda nii-öelda. Väga hea. Money come by happiness. I told myself I wanna finish, and I meant it. I hated every fucking second, hated every mention, searching and screaming for all the reasons that you wanted more appealing and attention. You turned my blood against me, you made me hate my bestie. You fucking ruined me, man. You don't care. Every message that I would say
shit, kuidas ta lõpetas selle? Okei, oota, Geniusi lehel on olemas see, kas ta räägib Degist? Jaa, ta räägib Degist. Jah, ta räägibki Degist. Oh my god! See on üks minu arust muusika kõige tiibimaid poole on see, et nagu kui sa päriselt ei saa asjadega hakkama, ei saa rääkida inimestega, tekivad probleemid ja nii, siis nagu artistid panevad tihti neid nagu, noh, siin on aru saada, et see on nagu Degist ja nii. Artistid panevad lihtsalt oma seda probleeme ja elu salmidesse. Oh my god, mida ta ütles siin? See, kuidas ta lõpetas selle salmi, see on ikka haige. Ta räägibki siis, oh shit, ta ütleb ikka päris tiipi shit'i nagu videotes, ta lihtsalt nagu, noh, naerab Degi miimide üle ja lihtsalt räägib, et nagu, et ei taha seda beefi ja värkis äkki. Aga see, mida ta praegu siin rääkis, seda sa nagu feelisid, sa nagu tundsid, et nagu, kurat, see ongi nagu tõsi, see on täiesti tõsi, et need ongi probleemid reaalselt, mis on ikka veel õhus, vaata. Proovis parandada kõiki neid asju, aga need sõnumid ei jõudnud kohale, sest Degi ju siis ignoreeris, perekond hakkas talle vastu ja see lõpp lihtsalt. And now I'm picking up my pieces, done with all your leases. I hope you hear this and hate it. Oh shit, nagu see lõpp, ma ei oodanud seda lõppu, et sa kuuled seda ja sa vihkad seda. God damn. I know I'm not easy to be around. Hard times, you're holding me down. And I like how you smile. Even when I make a fool of myself, still, you want nobody else. And that shit really helps. Diamond in the rough, you know I mean it. You don't want the money or the fame, you rather leave it. Leave it just to help out all the people with the mental, fundamental. You are my sentimental dealer, turning down my compliments. I really hate it since I'm trying to push your confidence. I really made it since you helped me with my issues. Stronger than ever, want you to know it forever. I gon' leave shit till I get some ashes. And I can't. God damn. Something wrong with me, 'cause I'm not on cloud nine. I don't wanna be your me. I got millions on my mind. Till I get some ashes, and I can't believe. See oli väga hea. Ma arvan, et see, kellest ta rääkis teises salmis, oli ta siis tüdruksõber. Ma arvan vähemalt, ma ei ole kindel, siin ei ole öeldud. Või on? Jah, okei. See on väga nice. Kui mu mixtape Elu on mäng välja tuleb, siis teed, no, mis tõenäoliselt? Te 100% kuulete minu südames siis süügast staffi. Stay tuned, 6 ehk siis 6. juuni see aasta. Ehk siis 2 nädala pärast, vähem kui 2 nädala pärast tuleb mu mixtape välja. Oh shit, põhimõtteliselt nädala aja pärast. Igatahes siis te kuulete ka, mitte just sarnast, aga lihtsalt staffi minu südamest. God damn, see Millions oli väga hea lugu, see oli väga hea. Congratulations, KSI, Dissimulation approved. Väga mõnus album, ma tõenäoliselt kuulen seda paar korda veel, sest et noh, esimese korraga sa ei saa lihtsalt staffides selgeks ja nii. Lemmikud lood, Bad Little Vibe, Wake Up Call, Killa, Down Like That ja Millions. Kõige vähem meeldis intro ja siis ei olnudki, võib-olla nagu Domain võib olla, see oli normaalne. How It Feel oli imelik. Ma ei tea, see kõige peamine punkt, miks ma selle video üldse tegin. Kas KSI on kõige parem YouTube'i räppar? Üleüldiselt räppimise skilli kuulates, lüürikat analüüsides, lugude valmistamist analüüsides, ma pean ütlema, et minu arvates kõige parem YouTube räppar on Jehtel, kes kadunud Jehtel, kes kadunud Jehtel, kes kadunud Ma sõnu olen otsinud ja riime olen ladunud